See oli täielik hävitamine. Rünnakute seeria halvandas Iraani režiimi ja valmistas ette pinnase sõjaks, kus USA kõrvaldab Iraani võimaluse olla Lähis-Ida geopoliitiline tegija. USA president Donald Trump ei suuda uskuda, kui kiiresti Iraani režiim langes, sest USA saavutas kaasaegse sõjaajaloo kiireima võidu. Vaja läks vaid 12 tundi. Ja nüüd on Iraan täieliku kokkuvarisemise äärel. USA ja Iisrael ühendasid jõud, et käivitada 2 paralleelset operatsiooni, millel oli sama eesmärk – kukutada Iraani diktaatorlik režiim. Operatsioon Eepiline raev ühendati möödgava lõviga, et paisata Iraani mõne tunniga tohutu õhujõud, jättes režiimi varemetesse. Hävitati võtmetähtsusega sõlmpunktid, mis oleksid võimaldanud Iraanil alustada piisavalt tugevat vastulööki, et panna USA ja Iisrael järele mõtlema. Numbrid on jahmatavad. USA ja Iisraeli ühendväed korraldasid vaid 12 tunni jooksul Iraani vastu hämmastavad 900 õhurünnakut, šoki ja aukartuse kampaanias, mis on vapustanud kogu riiki. Selgitame mõne minuti jooksul, kuidas USA viis läbi oma 12 tundi kestnud hävitustöö. Samuti räägime, mida USA ja Iisraeli koostöö pidi saavutama. Ühendväed on hävitanud Iraani õhutõrje, vähendanud tema võimet vastulöögiks ja täielikult purustanud juhtimis- ja kontrollisüsteemid, muutes riigi vaid varjuks kunagisest sõjalisest jõust. Esimestest plahvatustest Teheraanis teatati umbes kell 17:30 Austraalia idaranniku suveaja järgi, vahendab Sydney Morning Herald. Iraani standardaeg on umbes 7,5 tundi teatatud ajast maas. Seega USA ründas Iraani kohaliku aja järgi umbes kell 10 hommikul. Umbes tund pärast esimesi plahvatusi teatas president Donald Trump, et USA alustas suuri sõjalisi operatsioone Iraanis. Järgnes 11 tundi, mil USA ja Iisrael ründasid Iraani kaitset, juhtkonda ja olulisi sõjalisi sõlmpunkte. Cappy Army aruande järgi keskendus 12 tundi kestnud USA-Iisraeli hävitustöö Iraanis peamiselt riigi tähtsaimale linnale, Teheranile. Cappy Army sõnul on enamik režiimi juhtkonnast koondunud Teherani. Ja rahvastiku keskuse kohal näeme ka kindlat märki sellest, et USA ja Iisrael on saavutamas sellist õhuülekaalu, mis on vajalik Iraani valitseva režiimi igaveseks kukutamiseks. Teherani õhuruum on peaaegu täielikult pimedaks muutunud, mis on täpselt see, mida näeme Ukraina ja Venemaa piirkondades, kus lennuliiklus on keelatud, kuna nende riikide õhuruumis tegutseb tohutu hulk sõjalisi jõude. Iran International jagas 28. veebruaril ilmekat kaarti, mis näitab selgelt, kuidas tsiviillennuliiklus väldib Iraani täielikult. Lennukid, mis veel 24 tundi tagasi üle riigi lendasid, suunatakse nüüd mööda nii Iraanist kui ka teistest peamistest kriisikoletest, nagu Iraak, Kuveit ja Süüria, kuna need on Iraani vasturünnakute sihtmärgid ning USA rünnakute alguspaivad. Ja veel üks asi. Oma 12-tunnise hävitustöö osana on USA kõrvaldanud ka Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei. Iraani lugupeetud sõjaliseks ja tuumariigiks saamise püüdlusi juhtinud mees on igaveseks lahkunud, koos sadade või tuhandete režiimi toetajate ja juhtidega. Uurime, mida see tähendab ja miks see on loonud aluse kõigele sellele, mis järgmisena juhtuma hakkab, hiljem selles videos. Liigume edasi 2 olulise küsimuse juurde. Kuidas suutis USA need 12 tundi hävitustööd korraldada ja milline oli Ameerika ning Iisraeli roll Iraani julma režiimi ajaloo rängimas pooles päevas? Alustame sellest, kuidas see toimus. Lihtne vastus on, et USA kasutas tohutut tulejõudu, et Iraan hävitada enne, kui tal üldse õnnestus selles sõjas stardijoont ületada. Võiksime tundide kaupa arutada USA tegevuse iga detaili, kuid keskendume hoopis võimsamatele relvadele, alustades Tomahawk rakettidega, mida USA sõjalaevadelt massiliselt tulistas. Üle 20 Ameerika sõjalaeva, sealhulgas hävitajad ja allveelaevad, mis on viimaste kuude jooksul piirkonda koondatud, tulistasid oma sihtmärkide pihta 10 Tomahawk tiibrakette, teatab Cappy Army. Selle Tomahawk rünnaku kohta on ilmunud hämmastavaid kaadreid, sealhulgas maapinnalt filmitud videoid, kus Ameerika raketid liiguvad võimalikult madalalt maapinna kohal, kihutades hävitama oma sihtmärke. Ühes videos on näha, kuidas 21 tiibraketti lendavad järjest sihtmärkide poole, kõik selgelt maapinnalt nähtavad ja jäädvustatud veidi üle poole minuti pikkusele videole. Mitmes strateegilises asukohas teatati tabamustest, mida Iraani õhutõrje, peamiselt Venemaa ja Hiina süsteemid ning mõned Iraani enda omad ei suutnud tõkestada. Siin on oluline Tomahawkide madallend. Mida madalamad rakett maa kohal lendab, seda raskem on õhutõrjesüsteemidel ja nende radaritel seda raketti märgata.
Muure on, et USA kahandas oma niigi piiratud Tomahawkide varusid operatsiooni Eepiline raev 12 tunni jooksul veelgi. Business Insideri andmetel töötab RTX juba selle nimel, et tõsta tootmismaht 1000 raketini aastas. USA-l tekkis pärast esmast rünnakut tõenäoliselt võimalus täpsemalt rünnata muude rakettide ja laskemoonaga, kuid Tomahawkid olid esimese 12 tunni jooksul otsustavad. See kehtib ka USA hävituslennukite kohta, mis saadeti välja lähedal asuvatelt lennukikandjatelt ja baasidest. Capi Army sõnul korraldasid suure osa Iraani kaitsepositsioonide esimesest 12-tunnisest rünnakust F-35 hävitajad ja FA-18E Super Hornetid USA lennukikandjatelt Pärsia lahes. Rünnakud tabasid Iraani drooniplatvormi ja ballistiliste rakettide stardipaiku, teatas Capi Army. CNN lisab, et F-16 ja F-22 hävitajaid on samuti nähtud tegevuses päevadel pärast Ameerika esimest 12-tunnist hävituslööki, nagu ka 2 mootoriga A-10 ründelennukeid. Ameerika hävitajad ründasid Iraani väheseid mereväerajatisi. Operatsioon Eepiline raev on Iraanile maksma läinud osa tema mereväe kõige olulisematest varadest, nagu on teatanud ei keegi muu kui president Trump ise. Mind on just teavitatud, et me hävitasime ja uputasime 9 Iraani mereväe laeva. Neist mõned olid suhteliselt suured ja tähtsad. Me võtame ülejäänud sihikule. Nemadki hüljuvad peagi merepõhjas, ütles Trump. Ta ütles, et Ameerika ülekaalukad rünnakud hävitasid ka Iraani mereväe peakorteri ja lisas sarkastiliselt, peale selle läheb nende mereväel väga hästi. Militaarni sõnul kinnitasid satelliidipildid 3 Iraani sõjalaeva, sealhulgas fregati ja 2 korveti uppumise. Tundub, et veel 3 alust, sealhulgas 2 patrullpaati ja abilaev on samuti hävitatud. See on viimane, mida Iraan tahab, kui neil on juba nõrk merevägi. Global Firepower andmetel oli Iraanil algselt 7 fregati, 3 korveti, kuigi tal on endiselt 25 allveelaeva. Vähemalt nii palju, kui me seni teame, vähendab iga sõjalaeva kaotus Iraani mereväe jõudu Hormuzi väinas. Võtame tempo maha. Oleme kindlad, et Iraani režiim soovis, et USA oleks seda teinud. 28. veebruaril Ameerika 12-tunnine hävitustöö kõrvaldas Khomeini. Lisainfo on tulemas. USA Tomahawkid hävitasid Iraani sõjalisi sõlmpunkte, hävituslennukid ründasid võtmesihtmärke, sealhulgas väheseid Iraani laevu, mis võiksid ohustada USA mereväge. USA tõttu kaotas Iraan esimese sõjalaeva alates 1980. aastatest ja tõenäoliselt tuleb veel kaotusi. Aga see pole veel kõik, kaugeltki mitte. Enne kui sukeldume sügavamale sellesse, mida USA veel oma 12-tunnise välksõja jooksul tegi, The Military Show, ja see pole kaugeltki kõik, mida meil pakkuda on, kui meie sisu sulle väärtust pakub, siis kindlasti telli juba täna. Ameerika 12-tunnise rünnaku ajal pidi Iraani režiim raketirindel muretsema rohkem kui vaid Tomahawkide pärast. Lisaks kõigele sellele, mida USA hävituslennukid Iraani pihta rakettide ja pommidega tulistasid, kasutas USA ka oma ATACMS-rakette. Ajakirja Military Watch andmetel näitasid USA keskajuhatuse ehk CENTCOMi avaldatud kaadrid, et ATACMS-raketid, mis lasti välja HIMARS-i raketiheitsetelt, sihtisid samuti Iraani. USA kasutas tõenäoliselt neid rakette Iraani radarite ja ballistiliste rakettide stardipaikade ründamiseks, nõrgestades õhutõrjet ja takistades vastulööke. Military Watchi sõnul näitavad teised kaadrid ATACMS-rakettide kasutamist keskmaa ballistilise raketiheitja ja Iraani Bavar 373 õhutõrjesüsteemi hävitamiseks. Need raketid oleksid pidanud olema välja lastud maapinnalt, nagu kaadrites näha, ning USA-l oleks tulnud oma raketiheited paigutada üsna Iraani piiride lähedale, arvestades ATACMS-i maksimaalset laskekaugust 300 kilomeetrit, ehk umbes 186,4 miili. See on tekitanud spekulatsioone, et USA kasutas selle 12-tunnise välkrünnaku osa läbiviimiseks Iraagi või Türgi baase. Me ei tea, kas see on tõsi, sest USA pole kinnitanud, kus tema ATACMS-i rünnakud algasid. Siiski on need kõige tõenäolisemad variandid ja vastus ei muuda tegelikult fakti, et Iraan peab toime tulema nende võimsate rakettidega, mis tema territooriumile langevad, koos Tomahawkide ja kõige muuga, mida USA ja Iisrael oma 12-tunnise rünnaku käigus 900 sihtmärgi vastu vallandasid. Kogu selle tulejõu juures on lihtne unustada veel ühe relva, mille USA kasutas oma esmases rünnakus Iraani vastu. Lucas. Neid ühesuunalisi ründedroone kasutab Scorpioni löögigrupi üksus, mille USA lõi Lähis-Idas 2025 aasta lõpus. Operatsioon Eepiline raev on esimene kord, kui see üksus nii laialdaselt kaasati ning ühtlasi esimene kord, kui odavad kamikaatsedroonid käiku lasti.
CNN väidab, et Ameerika droon on sisuliselt Iraanis toodetud Shahid 136 koopia ning CENTCOM näib seda oma avalduses kinnitavat. Need odavad droonid, mis on modelleeritud Iraani Shahidi droonide järgi, toovad nüüd Ameerika päritolu kättemaksu, teatas CENTCOM. Nii sai Iraan tunda omaenda vitsu koos katastroofilise Ameerika tulejõudemonstratsiooniga, mille ta pidi 28. veebruaril vastu võtma. Ameerika epilise raevu. 12 tunni jooksul nägime muljetavaldavaimat USA õhuväe jõudemonstratsiooni viimastel aastatel. CENTCOMi sõnul on operatsioon Eepiline raev suurim USA sõjalise jõu koondumine piirkonnas viimase põlvkonna jooksul. Seda ei taada pole võimalik. Mõne minuti pärast arutame, mida see Iraanile ja selle režiimile tähendab. Aga kõigepealt tasub veidi põhjalikumalt uurida, kuidas operatsioon Eepiline raev ja operatsioon Mürisev lõvi koos töötasid, et Iraani vaid 12 tunniga täielikult halvatada. Lõppude lõpuks, kuigi USA'l ja Iisraelil näib olevat sama eesmärk kukutada Iraani kauaaegne režiim, võttis kumbki riik konflikti algfaasis erineva rolli. Ja võib väita, et Iisraeli roll osutus Iraanile ja tema võimalustele selles uues sõjas vastu hakata isegi veel laastavamaks. Sõjauuringute instituudi ehk ISV andmetel töötasid USA ja Iisrael koos strateegias, mida võiks nimetada hävita ja likvideeri. Kui Ameerika õhurünnakud keskendusid peamiselt sõjalistele sihtmärkidele, nagu sõjalaevad ja ballistiliste rakettide stardiplatvormid, millest me juba rääkisime, siis Iisrael sihtis Iraani juhtkonda. ISW arvates hukkus Khamenei tõenäoliselt 12-tunnise välkrünnaku Iisraeli osa tagajärjel. Teisteks olulisteks Iraani juhtideks, kelle Iisraeli kaitsevägi väidab olevat kõrvaldanud, on Ali Shamkhani, kes on Iraani kaitsenõukogu sekretär, Islami revolutsioonilise kaardiväe ehk IRGC komandör kindralmajor Mohammed Pakpour. Iraani jaoks on suur kaotus ka kaitseminister Aziz Nazirzadeh. Kõik hukkusid sõja esimese 12 tunni jooksul ega olnud ainsad. Iraan Internatsionaali andmetel teatas ISNA, et tuhanded IRGC liikmed hukkusid või said haavata USA ja Iisraeli rünnakutes Iraani sõjalistele keskustele. Arv pole kinnitatud ja Iran International mainib, et ISNA on poolametlik allikas. Teised allikad, näiteks Al Jazeera jagatud andmed, viitavad sellele, et õhurünnakutes on seni hukkunud vähemalt 555 iraanlast. See arv pärineb Iraani Punase poolkuu seltsilt ja pole selge, kas see hõlmab vaid tsiviilisikuid või ka kõiki Iraani ohvreid, sealhulgas juhtkonda. Endiselt pole selge, kui palju inimesi Iraani režiimis 12-tunnise rünnaku järel hukkus, kuid kindel on, et režiim kõikub. Kui USA ja Iisrael jätkavad rünnakuid, nagu USA juba tegi B-2 Spirit vargpommitajatega Iraani maa-aluste raketirajatiste vastu, muutub olukord veelgi ebastabiilsemaks. See on mitmekihiline sünkroniseeritud õhuvõimsus oma tipus, ütleb Max Afterburner oma kokkuvõttes alles alanud sõja lõpust. USA sõjavägi loodi sünkroniseeritud tegevuseks, integreeritud õhutõrje hävitamiseks ja juhtkonnale löögi võimaldamiseks. Selle strateegia toob ISW taas esile. Ameerika hävitas sõjalised sõlmpunktid ja Iisrael keskendus Iraani juhtkonnale. Kõik see toimus 12-tunnise ajavahemiku jooksul, mis muudab selle, mida oleme näinud USA ja Iraani sõja alguses, võib-olla kõige muljetavaldavamaks sõjalise jõu demonstratsiooniks, mida moodsas sõjaajaloos nähtud on. Aga kõik see on juba juhtunud ja see on olnud Iraani jaoks laastav. Suur ja viimane küsimus, mille peame esitama on, mis saab edasi? Trump vihjas sellele juba 8-minutilises kõnes, mille ta pidas tund pärast USA 12-tunnise rünnaku algust Iraani vastu. Meie eesmärk on kaitsta ameeriklasi, kõrvaldades Iraani režiimist lähtuvad vahetud ohud. Need ähvardavad tegevused ohustavad otseselt USA'd, meie vägesid, välisbaase ja liitlasi üle maailma, teatas Trump. Tundub, et Iraani režiimi täielik kokkuvarisemine on USA ja Iisraeli eesmärk ja kui see on nii, siis on mõlemad teinud väga hea alguse. Khamenei on söönud. Kui islami revolutsioonilise kaardiväe kaotuste uudised on tõesed, on paljud Iraani režiimi ja sõjaväe liikmed, kes oleksid saanud USA vastu kampaaniat juhtida, samuti surnud. Satelliidipildid, mis on ilmunud Khamenei peakorteri varemetest, on samuti tohutu propagandavõit USA jaoks, kuna nad saavad neid pilte laialdaselt jagada, et näidata. See näitab nii Ameerika ja Iisraeli õhuvägede võimsust kui ka nende luuretaset, mis võimaldab sihtmärke kiiresti tabada, enne kui Khamenei ja tema kaaskondlased jõudsid põgeneda. Selline propaganda võib samuti inspireerida seda, mida USA loodab olevat sõja järgmine faas Iraaniga. Iraani rahva ülestõus režiimi jäänuste vastu.
CAPI Army spekuleerib, et Trump on pühendunud oma avaldustele režiimi kukutamise kohta kui viisile öelda Iraani rahvale, kes protestisid selle sama režiimi vastu kuudel enne operatsiooni Eepiline raev, et USA toetab neid. Kui nad mässavad koha peal, võib USA öelda, et kasutab oma õhurünnakuid, et hävitada kõik, mida Iraani järele jäänud režiim püüab vastuseks välja mõelda, korraldades veelgi rohkem õhurünnakuid. See on teatepulga üleandmine ning Khamenei varajane surm sõja alguses võis algatada rahva ülestõusu. Kuid, nagu Politico kirjutab, peaks selline ülestõus ületama mitmed repressiivsed mehhanismid, mille Iraan on viimastel aastakümnetel üles ehitanud ja millest enamik ei kao kuhugi lihtsalt sellepärast, et Khamenei on lahkunud. Islami revolutsiooniline kaardivägi on endiselt väga elujõuline, isegi pärast nii paljude liikmete kaotust ja ajalooliselt on väga raske kukutada režiime, mis on oma uskumustes sama fanaatilised nagu Iraani juhtkond. Iraani rahvas januneb praegu muutuste järele. Võib-olla kuulavad nad USA üleskutset ja neid saadab edu seal, kus teised on ebaõnnestunud, ütleb Politico. Üks asi, mida võime peaaegu 100% kindlusega öelda, on see, et USA toetus ei laiene sõdurite saatmisele Iraani. Vabariiklasest senaator Tom Cott on selle juba selgeks teinud intervjuus, kus ta ütles, presidendil ei ole mingit plaani saata Iraani suuri maismaajõude. Tom Cotton arvab, et tõenäolisem on suur õhu- ja mereväe kampaania, mis põhineb režiimi purustanud esialgse välksõja edul. USA loodab, et vajalikud maismaajõud tulevad Iraani rahva seast, kes on ammu nõudnud režiimi vahetust. Iraani režiimil on veel üks murekoht, teised riigid. The Times of India teatas, et enne esimest 12-tunnist rünnakut võis Iisraeli ja Saudi Araabia vahel olla salajane koostöö. Koostöö võib sõja käigus avalikumaks muutuda, sest Saudi Araabia soovib vabaneda ettearvamatust Iraani režiimist, mis püüab domineerida Lähis-Idas. Suurbritannia on samuti teatanud piiratud osalemisest konfliktis, kuigi see piirdub hetkel sellega, et pakutakse USA-le võimalust kasutada Suurbritannia baase pärast varasemat keeldumist. Enamikus Pärsia lahe riikides ollakse ühel meelel, et see sõda pole nende võitlus, teatab Al Jazeera. Seda isegi hoolimata sellest, et Iraan on vastanud USA ja Iisraeli rünnakutele nii hästi kui suudab, tulistades piiratud hulgal rakette ja droone Ameerika baaside pihta nendes Pärsia lahe riikides. Hetkel ei lähe Iraani režiimil hästi. Selle juht on surnud. Enamik õhutõrjest ja islami revolutsioonilisest kaardiväest on hävitatud. Režiim on segaduses. Sõda võib veel kesta, kuid USA ja Iisrael on 12 tunniga loonud olukorra, kus Iraan võib nii kiiresti kaotada, et see on moodsate sõjaliste operatsioonide ime. Iraani juhtkond on täielikult hävinenud. Ja huvitaval kombel võib Iraani režiimi langus avaldada tõsist mõju ka ühele teisele juhile, kes asub tuhandete kilomeetrite kaugusel. Kuskil Venemaal väriseb Vladimir Putin mõttest, mida tähendab tema enda režiimi jaoks maailm, kus ei ole Venemaale sõbralikku Iraani. Pärast ühisrünnakuid USA ja Iisraeli poolt arvas Iraan, et tal on vastused olemas. USA baase Lähis-Idas tabas droonide ja rakettide rünnakulaine. USA ei jäänud passiivseks. Iraan vastas rakettidega ja USA reageeris laastava ning kohese kättemaksuga. USA B-2 piloodid tegid Iraanis midagi uskumatut ja Teheran teab, et nad on selle sõja juba kaotanud. Pärast laastavat Ameerika ja Iisraeli rünnakute laviini, kus USA olevat esimese 12 tunni jooksul sooritanud 900 rünnakut ja Iisrael pommitanud Iraani 24 tunni jooksul 1200 korda, teadis Iraan, et peab vastulöögi andma. Iraan üritas, kuid ei suutnud lennukeid tabada. Need olid liiga kiired, liiga hästi koordineeritud ja lihtsalt liiga head. Iraani nõrgenenud õhutõrje jaoks. Kuid mida Iraan teha sai, oli kasutada oma rakette sihtmärkide ründamiseks, mis ei liigu ülehelikiirusel. Statsionaarsed sihtmärgid. Sihtmärgid nagu USA õhuväebaasid. Iraan ründas rakettide ja droonidega USA baase Lähis-Idas, muutes riigisisese konflikti piirkonda mõjutavaks sõjaks. France 24 selgitab 28. veebruari artiklis, mida Iraan tabas või üritas tabada. Bahreinis, kus paiknevad USA 5. laevastik ja USA mereväe keskväejuhatus, ründas Iraan USA 5. laevastiku teeninduskeskust. Baasi lähedalt on nähtud tõusmas halle suitsusambaid, kus asub süvasadam, mis mahutab USA lennukikandjaid. Iraagis, kus USA-l on endiselt väed autonoomses kurdi piirkonnas, registreeriti plahvatusi USA konsulaadi lähedal Erbilis.
Kurdi julgeolekujõud nägid, kuidas USA püüdis Erbili kohal droonid ja raketid kinni. Järgmiseks Jordaania, Muafak Sulti õhuväebaasi, kuhu USA paigutas 10 sõjalennukeid. Esialgsetel andmetel tulistati alla 2 ballistilist raketti ja tekitati vaid materiaalset kahju. See jätkub ja kui vaatad, saad teada, mida USA tegi kättemaksuks nende rünnakute eest. Kuveitis, kus on mitu USA baasi ja laudvarustusega USA vägedele, sihtisid Iraani raketid Ali al-Salemi õhuväebaasi. Enamik neist tõrjuti, kuid Itaalia, kellel on baasis õhuväelasi, teatas, et Iraan kahjustas üht tähtsat lennurada. Plahvatused toimusid ka Katari Al-Udeidi õhuväebaasi lähedal, kus paiknevad USA keskväejuhatuse ehk CENTCOMi eesliiniüksused. Tundub, et Iraan sihtis rünnakuga ka Katari pealinna Dohat. Araabia Ühendemiraatides, kus asuvad Al-Dafra õhuväebaas ja USA 380 õhuväe ekspeditsioonitiib, väidavad 2 tunnistajat, et nägid pärast väikest plahvatuste seeriat baasist suitsu tõusmas. Araabia Ühendemiraadid peatasid 2 Iraani raketilainet, kuid esimesest lainest tekkinud rusud tapsid väidetavalt 1 tsiviilisiku. Süürias tappis Iraani rakett 4 tsiviilisikut, kuid USA on väidetavalt alustanud vägede väljaviimist. See oli ulatuslik Iraani rünnak. Meeleheitlik jõudemonstratsioon pärast seda, kui USA ja Iisrael hävitasid Iraanis 1 päevaga üle 1000 sihtmärgi. USA kandis Iraani raketirünnaku tagajärjel kaotusi. CENTCOM kinnitas, et 3 USA sõjaväelast on hukkunud lahingutegevuses operatsiooni käigus, mida USA nimetab nüüd operatsiooniks Eepiline raev. Veel 5 inimest said raskelt vigastada ning president Donald Trump hoiatas, et Ameerika kangelased võivad hukkuda ja meil võib tulla kaotusi. Seda juhtub sõjas sageli. USA tahtis kättemaksu. Selle ta ka saavutas, kasutades üht oma arsenali võimsaimat õhusõidukit, B-2 Spirit pommitajat. 1. märtsil teatas Warzone ehk TWC, et USA B-2 liitusid õhukampaaniaga Iraani vastu. Vargpommitajad lendasid oma baasist Whitemanis, Missouris, Iraani õhuruumi 1. märtsi varahommikul. Kohale jõudes vallandasid nad põrgu. Iraani raketikoopad olid nende peamised sihtmärgid. Peagi selgitame, miks B-2 oli selleks parim lennuk. Iraani mägedesse ehitatud maa-aluseid rajatisi kasutatakse tavaliselt rakettide hoidmiseks. Siiski on mõnel neist ka võime lasta ballistilisi rakette maa-alustesse rajatistesse ehitatud lõhede kaudu, mis teeb neist 2-kordse ohu. USA loogika on siin lihtne. Koopade hävitamine hävitab ka Iraani raketid ja nende laskmisvõime. Iraan on nende raketikoobaste üle väga uhke. Peaaegu aasta tagasi, 2025. aasta märtsi lõpus, avaldas Iraani režiim isegi 85-sekundilise video, milles tutvustati koopaid ning mõningaid Iraani arenenumaid rakette ja raketisüsteeme. Jällegi oli see jõu näitamine või vähemalt pidi see seda olema. Iraani propagandavideo paljastas suure puuduse, mida riik punkrilõhkuja pommidega nagu USA võiks ära kasutada. Rakette hoiti raketikoobastes lahtiselt, näiliselt ilma plahvatuskindlate uste või muude kaitsemeetmeteta, mis kaitseksid koopaid, kui mõni neist rakettidest plahvataks. Õige löögi korral on ahelreaktsioon võimalik, teatas TVC 2025. aasta märtsis. Vaja on vaid õiget sädet, et raketikoopad kokku variseksid. USA'l oli just õige säde, B-2 Spirit. Ameerika kõige muljetavaldavam vargpommitaja oli ideaalne valik kättemaksuks Iraanile. Ja mitte ainult seetõttu, et sellel on punkrilõhkujad, mis on vajalikud plahvatuste ahelreaktsiooni tekitamiseks Iraani raketikoobastes. Nendel koobastel on veel üks nõrkus. Neid ei pea isegi täielikult hävitama, et need rivist välja lüüa. USA pidi lihtsalt ründama sissepääse ja koobastesse ehitatud avasid, et need sulgeda, mis vähendab Iraani võimalusi oma suuri varusid kasutada. Pärast seda võimaldavad jälgimine ja korduvad rünnakud iga avause vastu, mida Iraan üritab moodustada, USA'l rünnata mujale riigis, minimeerides samal ajal Iraani katseid vastulöögiks. Strateegia oli paigas, B-2 pommitajad olid saabunud. USA pidi vaid tikku süütama. Enne selle juurde minekut vaatame, mida B-2 Spirit Iraani vastu suudab, mida teised USA lennukid ei paku. TWZI Tyler Rogaway pakub mõningaid põhitõdesid X-i postituses, kus ta väidab, et B-2 võimaldab otseseid rünnakuid Iraani sihtmärkide pihta viisil, millega ükski teine platvorm hakkama ei saa. Üks ainus B-2 suudab kanda kuni 80 JDAM pommi, millest iga üks kaalub 500 naela.
ja kui neid piisavalt suures koguses alla lasta, suudavad need pakkuda piisavalt tulejõudu, et sulgeda Iraani raketikoopad, takistades riigi laguneval režiimil kordamast seda, mida nad tegid USA baaside vastu kogu Lähis-Idas. Rojaway sõnul hävivad lennuväljad ja infrastruktuur ühe lennuga. Kui lisada MOP-d ehk massiivsed läbistuspommid, saab B2-st punkrilõhkuja, mis sobib Iraani raketikoobaste ja kui USA nii otsustab, riigi maa-aluste raketirajatiste hävitamiseks. Max Afterburneril oli veel öelda. See ongi B2 tugevus. Minna sisse siis, kui seda kõige vähem oodatakse ja tabada tundlikke sihtmärke nii, et keegi ei näe seda tulemas. See on täielik šokk ja aukartus. Teisisõnu, B2 ühendab oma tohutu tulejõu vargtehnoloogiaga, mis võimaldab tal sisse pääseda, rünnata ja lahkuda enne, kui Iraan saab aru, mis teda tabas. Afterburneri sõnul saatis USA Iraani kohale 4-6 B2 pommitajat. Ta märgib, et igaüks neist kannab 30 000 naelast MOP-pommi, mis tungivad enam kui 200 jala sügavusele ja tabavad kiirusega üle 625 miili tunnis. B2 on Ameerika õhurünnaku järgmise faasi teravik. Peagi avaldame, mida USA kättemaksurünnakus tegi ja mida Iraan on operatsiooni eepiline raevjooksul kaotanud. Enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, kui see on selline ülevaade, mida soovid, siis kindlasti telli The Military Show. Me toome selliseid analüüse iga nädal. Kui B2-hed Missouris asuvast Whitemani baasist startisid, teadsid piloodid, et ees on 32-tunnine lend. Ühendkuningriik on seni keeldunud ettepositsioneerimisest, kuigi see võib nüüd muutuda, nagu saad teada, kui vaatad edasi. Pommitajad lendasid tuhandeid miile, viskasid laengud ja pöördusid tagasi ühe reisi jooksul. USA paigutas Case C-135 stratotankerid, et kompenseerida ettepositsioneerimise puudumist. Tohutud lennukid võimaldavad B2 lennukitel õhus tankida ja püsida õhus nii kaua kui vaja. Nagu mainisime, suudab B2 kanda 500-naelaseid JDAM-e ja MOP-pomme, mis tungivad maa alla, kuid USA ei kasutanud neid 1. märtsil. Pea meeles, mida Iraani raketikoobaste nõrkusest video alguses rääkisime. Sul tuleb hävitada vaid sissepääsud, väljapääsud ja praod ning raketikoobas muutub tähtsusetuks. USA teadis seda ja laadis B2 pommitajad tõenäoliselt teist tüüpi JDAM-idega. TWC arvab, et see oli 2000-nahelane BLU-109 lõhkepea GBU-31 J-daamiga, mis on punkrilõhkuja. See on enam kui suuteline hävitama Iraani raketikoopaid või vähemalt hävitama raketistardiavasid ja sissepääse, mis viivad nendesse koobastesse. TWZI spekulatsioon osutus õigeks. Pärast B2 rünnakut avaldas CENTCOM USA kasutatud relvad. USA B2 vargpommitajad ründasid öösel Iraani kindlustatud ballistiliste rakettide rajatisi 2000-naelaste pommidega. CENTCOM kinnitas 1. märtsi postituses koos B2 pommitajate videoga, et Ameerika otsusekindlust ei tohiks kunagi kahtluse alla seada. Selles postituses mainitud 2000-naelased pommid viitavad sellele, et TWC oli täiesti õigel teel, kui ta spekuleeris BLU-109 lõhkepea kasutamise üle. Nüüd näeme tõendeid Ameerika B2-de tekitatud kahju kohta. Satelliidipildid avalikustatakse, näidates USA sihikul olnud raketikoobaste olukorda. Brady Afric jagas X'is fotoseeriat, mis näitab, et Iraani Tabrizi põhjaraketibaas on B2-de poolt purustatud. Pildid näitavad täpselt selliseid kokkuvarisenud tunneli sissepääse, millest me teile varem rääkisime ja mis on piisavad, et paljud sellist tüüpi baasid rivist välja lüüa. Newsweeki andmetel tegi USA Iraani Zahedani lennubaasis radarijaama kahjutuks, kuid pole selge, kas selle tegid B2-d või kas radar hävitati. See oli üks enam kui 2000 rünnakust, mille USA ja Iisrael algselt Iraani vastu korraldasid. Sama allikas teatab, et Konaraki droonide ja T-rakettide laod on hävitatud. Siin näeme Iraani peamise ohu USA-le süstemaatilist hävitamist. Iraan ründas USA baase rakettidega, kuid USA B2 pommitajad hävitasid enamiku rakettidest. Kuid lisaks sellele tähendab see nüüd seda, et USA saab jätkata rünnakutega, mida viivad läbi nende lennukikandjatel baseeruvad jõud. Lõppude lõpuks kujutasid Iraani ballistilised raketid ohtu lennukikandjatele, mille USA on paigutanud Pärsia lahte. Kui USA kõrvaldab Iraani raketiohu, saavad lennukikandjad Iraanile lähemale liikuda ja rünnakud muutuvad kiiremaks. Afterburner selgitab, et tõenäoliselt avasid F-22 hävitajad tee USA B2 pommitajatele, hävitades õhutõrjesüsteemid ja luues turvalised õhukoridorid.
Kuna Iraani raketikoobad on kokku varisenud, hakkavad lennukikandja jõud nagu USS Abraham Lincolnilt teele saadetud F-18 hävitajad tõenäoliselt iga 30 minuti tagant õhku tõusma, et täielikult hävitada veelgi enam Iraani olulisi sõjalisi sihtmärke. Iisrael on kõik mängu pannud ja saab kasu Ameerika poolt läbi viidud raketikoobaste hävitamisest. Afterburneri sõnul kaasatakse 200 hävitajat F-35, Iisraeli elektroonilise sõjapidamise lennukid F-15 ja F-15E USA-st ning Lucas ründedroon, mis sarnaneb Shahid 136 täiustatud versioonile. Kui Iraan arvas, et B-2 järel on halvim möödas, eksib ta. Tulemas on palju rohkem. Tuleme selle teema juurde mõne hetke pärast tagasi, aga enne seda võtame kokku Iraani olukorra, nii nagu see praegu on. Vale on väita, et Iraan on kaotanud võime tulistada ballistilisi rakette USA, Iisraeli ja teiste sihtmärkide pihta. Meil ei ole täielikku kinnitust selle kohta, mida Ameerika B-2 pommitajad oma rünnakul hävitasid. Seega on vaja rohkem teavet, et täpselt kindlaks teha, kui palju Iraani raketivõimekus on kahjustatud. Iraani kokkuvarisev režiim peab leppima, et nende raketioht kõrvaldatakse. Varem ütlesime, et raketid on Iraani rünnakuohu peamine osa USA-le. New York Timesi andmetel on Iraanil üle 3000 raketi, kuid mõnede hinnangute järgi soovib riik suurendada varusid 8000-ni 2027. aasta lõpuks. Ameerika B-2 pommitajad sundisid Iraani koheselt oma plaanidele pidurit tõmbama. Iraan püüab New York Timesi andmetel ehitada igakuiselt 10 rakette, kuid iga edukas USA ja Iisraeli rünnak aeglustab nende tootmist. Kui Iraan kasutab rakette vähenevatelt stardiplatvormidelt, kulutab ta varusid, mida samal ajal püüab täiendada. Mõned Iraani raketid on piisavalt arenenud, et ohustada USA huve Lähis-Idas. Demokraatia kaitsefond toob esile eriti võimsad raketid, sealhulgas Sedil-2, mille tegevusraadius on 2000 kilomeetri ehk umbes 1240 miili, ja Khorram Shah, mis lendab 2000 kuni 3000 kilomeetri ehk 1240 kuni 1864 miili. Need on raketid, mida Ameerika B-2 pommitajad on püüdnud laastavate rünnakutega hävitada ning see näib õnnestunud olevat. New York Timesi andmetel laidavad Iisraeli ametnikud, et operatsioon Eepiline raev koos Iisraeli enda operatsiooniga Möirgav lõvi on juba halvanud umbes poole Iraani raketivõimekusest. Ametniku sõnul on USA ja Iisraeli 2025. aasta juuni õhurünnakud ning hiljutised operatsioonid hävitanud ligi 200 Iraani ballistilise raketi stardiseadet ning rivist välja viinud veel 10. Iga USA rünnakuga võime varsti näha B-2 lennukeid taas õhus. Iraani raketivõimekus ja režiim varisevad. Al Jazeera reaalajas ülevaade Iraani, USA ja Iisraeli sõjast teatab, et Iraanis on hukkunud vähemalt 555 inimest. Nende seas on režiimi muutuse seisukohalt tähtsaim sihtmärk ülemjuht Ali Khamenei. Pärast päevapikkust spekuleerimist, et Iraani režiimi juht hukkus tema riiki tabanud massilistes õhurünnakutes, teatas Al Jazeera 28. veebruaril, et Iraani riigitelevisioon kinnitas Khamenei surma ja kuulutas välja 40-päevase leinaperioodi. Khamenei ei elanudki piisavalt kaua, et näha konfliktis, mille ta ise algatas, kuidas Ameerika B-2 pommitajad hävitavad Iraani raketikoobad ning ta jätab Iraani silmitsi lähitulevikuga, kus tuleb välja selgitada, kes hakkab riiki juhtima ajal, mil pommid ja raketid lendavad endiselt pea kohal. Afterburner teatab, et on loodud 3-liikmeline ajutine juhtimisnõukogu, kes peab valima Khamenei järglase. Nõukogul on probleem, sest Ameerika rünnakud lõhuvad Iraani režiimi struktuuri. Iga juhi puhul, keda kaalutakse, võib teel olla pomm või rakett, mis võib selle võimaliku juhi kõrvaldada. Iraanlased tähistavad ka siis, kui riik nõuab leinamist. Üks neist iraanlastest, insener Massoud Godarat-Abadi, kes põgenes 27-aastaselt USA-sse Khamenei režiimi eest, ütles CNBC-le: Khamenei on surnud, see on mu elu parim ja Iraani jaoks hiilgav päev. Usun, et tema surm võib tähistada uut ajajärku meie rahva ajaloos. Loodan, et pikas plaanis on see hetk murranguline. Khamenei kaotus ei tähenda automaatselt režiimimuutust Iraanis. Islami revolutsiooniline kaardivägi tegutseb endiselt, kuid nõrgeneb iga päevaga, kui üha enam USA ja Iisraeli rakette ning pomme tabab sügavale Iraani südamesse. Ja et selle segaduses väe olukorda veelgi halvendada, sekkub peagi võitlusse veel üks riik. Varem mainisin, et Ühendkuningriik ei lubanud USA-l kasutada oma Lähis-Ida baase B-2 pommirünnakuks. Seda enam ei juhtu.
1. märtsil teatas Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer, et USA võib edaspidi kasutada Suurbritannia baase rünnakuteks Iraani raketibaasidele. See ei tähenda, et Ühendkuningriik hakkaks ise oma lennukeid lahingusse saatma. Tundub, et Gloucestershire'is asuv RAF Fairford ja India ookeanis asuv Diego Garcia avatakse USA kasutusse, mis on Ameerika jaoks hea. Tulevikus ei pea USA B2 missioonidel nii palju stratotankereid ohtu seadma. Ameerika B2 piloodid võivad sihtmärkide täpsustamiseks saada rohkem aega, mitte teha kõike 32-tunnise pommitusmissiooni jooksul korraga. Mis puudutab järgmisi päevi, siis Trump on teatanud, et Iraanil on mõned võimalused taganemiseks, kui nad tunnevad, et on piisavalt karistust saanud. USA president ütles Axiosile, võin pikalt jätkata ja kogu asja üle võtta või lõpetada paari päevaga ja öelda iraanlastele, kohtume taas mõne aasta pärast, kui hakkate tuuma- ja raketiprogramme taastama. Iraanil on ainult üks võimalus – loobuda tuumarelvade ambitsioonidest. Kas Iraan kasutab seda väljapääsu? Kui ta seda ei tee, võib see olla alles esimene paljudest kordadest, kui teavitame B2 pommitajatest, mis halvavad Iraani raketivõimekuse. Kui lisada Ameerika lennukikandjate jõud ja Iisrael, võib Iraani vastu koondatud õhuvõimsus selle hapra režiimi lõplikult hävitada. Neil pole mereväge, see on rivist väljas. Need olid Donald Trumpi sõnad 3. märtsil. Pärast 48 tundi, mis olid Iraani mereväe täielikult hävitanud, esitas Iraan USA-le väljakutse. See oli viga. Pommid ja raketid hävitasid Iraani kogu laevastiku 2 päevaga. See on Iraanile ajalooliselt halb ja olukord halveneb režiimi jaoks, mis laguneb meie silme all. Pärast esialgseid Ameerika ja Iisraeli rünnakuid Iraani vastu, mis hävitasid suure osa riigi juhtkonnast, vastas Iraan rünnakutega mitmele USA sõjalebaasile. USA teatas, näeme teie rünnakuid meie baasidele ja vastame kogu teie mereväe hävitamisega. USA Tomahawkid lendasid operatsioonis, mis purustas kõik Iraani mereväe strateegiad ja tulemused räägivad enda eest. Iraan on kaotanud 11 sõjalaeva ja mitu ründeallelaeva. USA on vallandanud laastava tulejõu, tuletades Iraani režiimile meelde, et ükskõik mida Iraan proovib, USA vastab veelgi suurema ja hävitavama jõuga. Varsti räägime, kuidas USA halvatas Iraani mereväe 48 tunniga. Enne alustamist vaatame tulemusi. Võime selle kokku võtta 5 sõnaga. Omaani laht on tühjaks tehtud. USA keskväejuhatus ehk CENTCOM teatas X-is, mida nad 2 päevaga saavutasid. Iraani režiimil oli 2 päeva tagasi Omaani lahes 11 laeva, täna pole ühtegi. Iraani režiim on aastakümneid seganud rahvusvahelist laevandust Omaani lahes. Need ajad on läbi, teatas CENTCOM. Siin on vihje, miks USA võttis sihikule Iraani mereväge. Sellest räägime hiljem. Suurim uudis on, et mõned Iraani tähtsad sõjalaevad on juba esimeste päevadega sõjast väljas, mis hävitab hetkega Iraani mereväe võimekuse. Me ei pea ainult CENTCOMi uskuma. Satelliidifotod juba näitavad Ameerika rünnakute tekitatud kahju. Iris Makran, mis on Iraani esimene eesliinilaev, on rivist väljas. See alus sai tabamuse, kui ta seisis Bandar Abbassees, teatavad mereväe uudised. See tähendab, et USA on hävitanud laeva, mis oli kunagi naftatanker, kuid on nüüdseks muutunud sõjalaevaks, mis suudab toetada helikopterioperatsioone. 120 000 tonnise veeväljasurvega Iris Makran oli üks suurimaid aluseid Lähis-Ida piirkonnas. Satelliidifotod näitavad nüüd tulekahjusid kai ääres ja suitsu sõjalaeva keskosast. Yamaran-klassi korvet, mis seisis Chabahari kail, on samuti rivist välja viidud. See oli relvastatud laevavastaste ja õhutõrjerakettide ning torpeedodega. Selline laev pidi olema Iraani mereväe strateegia keskne osa. Iraanil on neid 6 ja vähemalt 1 on nüüd Konaraki mereväebaasis kinni, kus tuleb suitsu välja. Nimekiri jätkub veelgi. The Telegraph kirjutab, et Planet Labsi satelliidipiltidel oli 22. veebruaril Bandara baasis vähemalt 11 Iraani sõjalaeva, kuid nüüd katab ala tihe must suits pärast USA suurt pommirünnakut. Telegraafi jagatud fotodel on näha Iris Makrani jäänuseid. Kõige rohkem kannatas Iraani parim sõjalaev Iris Shahid Bagheri. Iraani lennukikandjale lähim alus Iris Shahid Bagheri on riigi mobiilse drooniohu keskpunkt. Seda alust, mida Wion nimetab emalaevaks, on Iraan kasutanud droonide saatmiseks USA baasidesse ja Pärsia lahe riikidesse alates USA kampaania algusest. Nagu Iris Makran, alustas ka Iris Shahid Bagheri kaubalaevana,
kuid Iraan muutis selle sõjalaevaks, mis näitab, miks riigi merevägi ei pruugi vastata režiimi vajadustele. Viimase 48 tunni jooksul oleme näinud, mida sõjarelvad teevad sõjaks kohandatud kaubalaevade vastu. UK Defense Journal märgib, et Iris Shahid Bagheri on ümber ehitatud ka helikopterite startimiseks ja maandumiseks, mis teeb sellest veelgi suurema ohu, kui selle drooni kasutus eeldab. Nüüd on see kadunud. See on esimene pärast teist maailmasõda uputatud lennukikandja, ütleb Riley kanalist Cappy Army USA rünnakut Iraani mereväele kajastades. See võib olla liialdus, vähemalt võrreldes Iris Shahid Bagherit USA lennukikandjaga USS Abraham Lincoln, mis on siin võtmerollis. See oli üks Iraani parimaid sõjalaevu ja selle kaotus on riigile valus, sest see annab tugeva tagasilöögi droonirünnakute strateegiale Ameerika baasidele ja laevadele. Juba surve all olnud Iraani režiim võis mõelda, kuidas olukord USA rünnakute 48 tunni jooksul veelgi halveneb. See läkski hullemaks. The Telegraph selgitab, et USA väed on suuresti hävitanud ka Iraani mereväe laevastiku peakorteri Bandar Abbasi sadamas, samal ajal kui Ali Shamkhani, Iraani eliitüksuse revolutsioonilise kaardiväe IRGC admiral, on saanud surma Iisraeli õhurünnakus. Nii et Iraan on kaotanud kogu oma laevastiku Omaani lahes. Nende mereväe peakorter on hävitatud ja üks nende kõrgeimaid admiralidest on surnud. See pole lihtsalt halb Iraani jaoks, see on ajalooliselt halb. Mõned teatud vanuses iraanlased tunnevad praegu tugevat déjà vu'd, sest Iraan on varemgi olnud olukorras, kus USA halvab nende laevastiku ja nad teavad seda abitult pealt vaatama. See meenutab operatsiooni Praying Mantis, kuid seekord on üks oluline erinevus, mille selgitame hiljem. 1970ndate lõpus ja 80ndatel võttis Iraan harjumuseks USA'd rünnata. 1979. aastal võtsid Iraani revolutsionäärid 52 ameeriklast pantvangi ja hoidsid neid 444 päeva. USA käivitas päästeoperatsiooni Desert One, mis ebaõnnestus katastroofiliselt ja nõudis 8 USA sõjaväelase elu. 1983. aastal tappis Iraani enesetapuründaja Beirutis 241 USA sõjaväelast. Ja 4 aastat hiljem koges USA Lähis-Idas uut alandust, kui Iraagi hävitaja ründas USS Starkey, tappes 37 USA meremeest. Siis tuli 18. aprill 1988. Käivitus operatsioon Palvetaja Ritsikas. USA väed hävitasid mõne tunniga 2 Iraani naftaplatvormi, raketipaadi, 2 fregatti ja 3 relvastatud kiirkaatrit. Mõne tunni jooksul oli pool Iraani mereväest rivist väljas. See oli rängim hoop, mida moodsal ajal on saanud merevägi, mis on eksisteerinud juba alates esimesest Pärsia impeeriumist üle 2500 aasta tagasi. Pane tähele sõna oli. Operatsioon Palvetaja Ritsikas tundub Iraani mereväega juhtunu kõrval nagu piknik. Siin on aga üks konks. Kuigi vanemad iraanlased tunnevad äsja juhtunu osas déjà vu'd, küsivad nad endalt ka, kuidas see üldse juhtuda sai. Iraan on valmistunud selliseks võitluseks Ameerika Ühendriikidega juba alates operatsioonist Palvetaja Ritsikas. See üksainus päev viis Iraani mereväe doktriini täieliku ümberkirjutamiseni, et tagada, et midagi sellist nagu 1980ndate piinlikkus ei korduks enam kunagi. Nad töötasid välja plaani üle ujutada Ameerika laevad kiirete rünnakupaadiparvedega, selgitab Cappy Army, lisades, et nad kavatsesid tulistada USA vägede pihta maismaalt laevatõrjerakette. Neil oli terve strateegia allveelaevade kasutamiseks USA laevade varitsusrünnakuteks. Iraan oli teadlik, et ei suuda puhta mereväe tulejõu osas USA-ga võistelda, mistõttu töötas välja kihilise ja asümmeetrilise strateegia kiirrünnakupaatide kasutamiseks. Paadid pidid liikuma laskekaugusesse ja sealt välja, andes käigu pealt tuld. Samal ajal kui Iraani allveelaevad ja raketid pommitasid kõike, mida USA Iraani suunas saatis, kuid miski ei läinud Iraani plaani järgi. Iraan oli valmis rünnakuks nagu operatsioon Palvetaja Ritsikas, kuid USA tegutses hoopis teisiti. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, siis kui selline analüüs sulle huvi pakub, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me teeme selliseid ülevaateid igal nädalal. Iraani peamine probleem Ameerika 48-tunnise mereväe rünnaku ajal oli ootamatus USA kasutatud taktikas. 1990ndatel loodud mereväe doktriin, mis pidi tõrjuma 80ndate lõpus Iraani mereväe hävitanud ohte, ei saanudki toimida. Iraan oli valmistunud laev-laeva lahinguks, kus nende kiired ründepaadid oleksid saanud silma paista. Iraani režiim uskus, et nende merevägi suudab USA suuremad laevad piiratud vetesse, näiteks Hormuzi väina suruda. Sellest räägime peagi.
Nendes vetes lõksus olles oleksid Ameerika laevad olnud kergeks märklauaks kiirete paatide poolt lastud rakettidele, allveelaevade poolt tulistatud torpeedodele ja Iraani ajutistelt lennukikandjatelt välja saadetud droonidele. 2026. aastaks teadis USA juba Iraani plaanidest. Pidev drooniseire koos teiste luurevormidega tähendas, et USA teadis kogu aeg, kus Iraani paadid asuvad. Iraani sõjalaevad pole USA Pärsia lahe vägedele ligilähedalegi jõudnud, kuna sõjatehnoloogia, nii üllatav kui see Iraanile ka ei tundunud, on alates 1990-ndatest oluliselt arenenud. Sama kehtib ka Ameerika strateegia kohta. Iraan läks lõpuks noaga püssi vastu ja USA teatas, Ameerika ei mängi seda kiirpaatide mängu. Nende strateegia oli lihtne ja laastav. Hävitada Iraani laevastik Tomahawk tüüpi rakettidega, mis lastakse välja nii kaugelt, et Iraani kogu mereväe strateegia ei jõuakski sadamast välja. USA kasutas operatsiooni Praying Mantis ajal laevavastaseid rakette, mida Iraan ootas. 2026. aastal tulistas USA operatsiooni Eepiline raev käigus Iraani mereväe pihta Tomahawk tiibrakette. Nendel rakettidel on palju pikem laskekaugus, kui Iraan USA-lt ootas, mistõttu neid välja tulistavad sõjalaevad ja platvormid ei satu kunagi Iraani sõjalaevade laskeulatusse. Iris McCrane sai selle strateegia ohvriks. Tomahawk raketid, mis lasti välja 100 kilomeetrite kauguselt, tabasid laeva üksteise järel. Ja nii kiiresti järjest, et ükskõik millised kaitsevahendid Iraan laevale paigutas, ei olnud neil mingit võimalust peatada seda, mida USA vallandas. Tõenäoliselt lasti Tomahawkid välja Arleigh Burke'i klassi hävitajatelt, millega Iraan lootis kiirrünnakupaadid lähivõitlusse viia. Ja oma 1600 kilomeetrise ehk umbes 1000 miilise lennukaugusega olid need raketid ainsad asjad, mida Iraani jõude seisvad sõjalaevad enne hävitamist nägid. Iraan ootas Ameerika sõjalaevu, et rakendada oma mereväe doktriini. Iraan sai võimsate rakettide rünnaku osaliseks ning nende uppuv merevägi ei näinud kunagi tulistajaid. Sellele järgnes jätkurünnak, mida selgitab Max Afterburner oma ülevaates. Ameerika 48-tunnise eepilise raevu ajal oli Iraani merevägi sisuliselt Tomahawk rakettide sihtmärk, millele järgnesid F-35 hävitajad tõenäoliselt JDAM pommidega, täpseks puhastustööks. USA geniaalne strateegia pööras Iraani ootused pea peale. Rünnati nende sõjavaevu kaugelt ning kui Iraan oli segaduses, lähenes USA ootamatult ja tegutses ettearvamatult. See polnud mereväe lahing, vaid sellise jõu hävitamine, mis oli loodud spetsiaalselt sellise ohu tõrjumiseks, mida USA polnud kunagi kavatsenud kujutada. Ja see viis selleni, et Ameerika suutis vaid 48 tunniga nurjata kõik Iraani taktikad. USA mereväe instituudi USNI andmetel on USA aastaid valmistunud Iraani mereväe taktikateks, mis on viinud Iraani mereväe vastu hävitava kampaaniani. Iraan on varem Hormuzi väina sulgemise ähvardustes rõhutanud oma asümmeetrilist mereväge. Raketid, kääbus allveelaevad, meremiinid ja laevatõrjeraketid. USA mereväe jõud piirkonnas on olnud valmis nende parvena ründavate ohtude vastu, sealhulgas Hellfire rakettidega relvastatud Seahawk helikopterid laeval Abraham Lincoln, ütleb USNI. Hormuzi väina mainimine meenutab, kuidas Iraan püüdis piirata USA sõjalaevade liikumist, kuid see strateegia ebaõnnestus. Siiski, see, mida me praegu näeme, ei pruugi olla päris see, mida sa arvad end nägevat. Väliselt tundub Ameerika Tomahawkide raevukas tulemöll olevat suunatud Iraani sõjaliseks hävitamiseks. See pole päris nii, ütleb Lähis-Ida ekspert dr. Andreas Böhm Šveitsi Sankt Galleeni ülikoolist. Böhm ütleb ajalehele Telegraph, kui võrrelda nende mereväge Donald Trumpi suure ja ilusa armaadaga, siis on see pigem kääbus. Ta lisab, sanktsioonid on seda väga palju nõrgestanud, nende varustus on aegunud. Näiteks õhuväelennukid on peaaegu kõik šahhiaegsed ja pärit USA-st. Need on tõesti vanad. Iraan ei ole nii tugev, kui ta end näitab, olgu mere- või õhuväes. USA tegevus ei olnud seotud Iraani sõjalise jõu nõrgestamisega, kuna see sõjavägi ja selle merevägi polnud USA-le kunagi tõeline oht. Ameerika 48-tunniste rünnakute eesmärk oli tagada Hormuzi väina kiire taasavamine pärast Iraani sulgemiskatset operatsiooni Eepiline raev alguses. USA ja enamik maailma vajavad selle väina avatust. Põhjuseks on, et Hormuzi väin on üks tähtsamaid transiiditeid. Böhm kinnitab, et Iraan ei kujuta USA-le suurt kineetilist ohtu. Nad suudavad pidada asümmeetrilist sõda, nagu näeme Hormuzi väinas, kus kindlustushinnad on hüppeliselt tõusnud ja ettevõtted väldivad laevade läbisõitu. Guardiani andmetel peab umbes 20% toornafta saadetistest läbima Hormuzi väina.
Ameerika mandrite riigid saavad 12,5% naftast selle väina kaudu, samas kui Hiina saab Hormuzi väina kaudu 45,7% naftast. C1VD on miljardeid dollareid väärt tööstus, mida Iraan on püüdnud ära kasutada, kasutades oma mereväge, et toetuda ainsale hoovale, mis tal kogu selles konfliktis on. Islami revolutsioonilise kaardiväe ülemjuhataja vanemnõunik Ebrahim Jabari ütles 2. märtsil: väin on suletud. Kui keegi proovib läbi pääseda, süütavad revolutsioonilise kaardiväe ja mereväe kangelased laevad. Jabari väidab, et Iraan ründab peagi naftatorustikke ja nafta hind tõuseb $200 barreli eest. See on küll suurustamine, kuid väidetes on tõepõhi, arvestades Iraani kontrolli Hormuzi väina üle. Selle kontrolli hoidmine nõuab sõjalaevu, isegi kiirründepaate, mida Iraan kasutab. USA on need laevad nüüd mängust välja võtnud. Iraani katsed Hormuzi väina blokeerida on seni olnud edukad. CAPI Army sõnul on väina ületuste arv vähenenud 80%, kuigi mõned laevad üritavad tuledeta läbi pääseda. CAPI Army sõnul on nende suurim geopoliitiline mõjuvõim põhjustada maksimaalset kahju maailma turgudele. Võttes selle mõjuvõimu ära, võtab USA ka viimase lootuse raasu, mis Iraanil oli, et nad võiksid sõjas võitjaks tulla. Seda sa muidugi ei teaks, kui kuulaksid Iraani propagandiste. Nad väitsid, et Iraan tulistas USS Abraham Lincolni pihta ballistilisi rakette, kuid USA lükkas selle kiiresti ümber, näidates töökorras lennukikandja fotosid. Iraan on tulistanud ligi 400 raketti ja 1000 drooni laheäärsete riikide, sealhulgas Katari ja Araabia Ühendemiraatide suunas. CAPI Army sõnul on see arv tegelikult palju väiksem kui Iraani kasutatu pärast 2025. aasta suveoperatsiooni Kesköö haamer, mil USA ja Iisrael hävitasid suure osa Iraani tuumataristust. Kõik tundub nii, nagu režiim näitaks jõudu oma lagunemise ajal, tehes viimaseid hingetõmbeid. Iraani mereväe doktriin ei toiminud. Õigemini Iraani mereväe doktriin oli nii katastroofiliselt vigane, et ei arvestanud võimalusega, et USA kasutab Iraani laevastiku ründamiseks midagi muud peale laevavastaste rakettide. Kui USA muutis üht strateegia osa, millele Iraan lootis, hävitati Iraani sõjalaevad. Ja olukord Iraanis halveneb veelgi, sest USA alles alustab. USA välisminister Marco Rubio ütles 2. märtsil ajakirjanikele, et Iraani ees seisab veel palju raskem olukord kui praegu. Kõige tugevamad löögid USA sõjaväelt on alles ees, kuulutas Rubio, lisades, et USA on seni teinud kõik selleks, et hävitada Iraani poolt kujutatud vahetu oht. Nüüd näeme, kuidas kogu Lähis-Idas avanevad uued rindelõigud, kui Iraani käsilased, nagu hutid, asuvad rünnakule. Iraani režiimi jaoks on kahju juba tehtud mereväele, kellel toodati tugevamat vastupanu. Iraan arvas teadvat, mida USA-lt oodata. Vaid 48 tunniga purustas USA Iraani mereväe doktriini ja on võtmas Iraanilt olulist mõjutusvahendit. Moskva südames on mees, kes jälgib toimuvat kasvava murega. Venemaa president Vladimir Putin teab, et Iraani režiimi kokkuvarisemine oleks Venemaale halb. Iraanil kuulus õhujõudude loomisele 47 aastat. Nad ei loonud tugevat jõudu, kuid arvasid, et suudavad väikestes piirkondades oma territooriumil õhuülekaalu hoida. Seda ei juhtunud. USA hävitas 24 tunniga kogu Iraani õhuväe. See on kadunud. Šoki ja jahmatuse kampaania on muutnud Iraani piloodile taevasse tõusmise enesetapjalikuks. Iraan ei saa midagi teha. Kaadrid näitavad kõike. Max Afterburner jagatud ja USA keskväejuhatuse avaldatud video näitab üht mitmest USA rünnakust Iraani vananevate lennukite vastu. Morn ja üksi lennuväljal seisev Iraani hävitaja hävitatakse kohe. See kordub sageli Iraanis. Iga USA rünnaku järel süttivad Iraani lennukid. Ja asi on jõudnud sinnamaani, et Iraanil pole õhus enam sisuliselt ühtegi võimalust. Nad ei saa lennukeid saata, et võidelda Ameerika ülekaaluka jõu vastu. Need vähesed, mis neil olid ja mis oleksid võinud vastu hakata, on kadunud. Ja alles on jäänud vaid õhujõudude riismed, mis on aastakümneid ajast maha jäänud. Selgitame, miks see nii on, juba mõne minuti pärast. Enne seda selgitab Afterburner, mis toimub Iraani õhujõududega. Nad on Iraani õhujõud täielikult laiali löönud, rünnates baase nagu Tabriz, ütleb Afterburner.
Hävitatakse veelgi enam F4 Phantomeid ja Su-22 ründelennukeid. Peamiselt aurustatakse just maa sihtmärkide ründelennukeid. F-14 Tomcate, F-5 Tigereid ja droonibaase hävitatakse enne, kui need liikumagi pääsevad. Praegu ei lenda midagi. Aerotime teatas, et Iisraeli õhujõud hävitasid Iraani F-4 ja F-5 Tabrizi baasis, kui need valmistusid õhkutõusuks. Isegi Iraani piloodid, kes olid valmis enesetapumissiooniks USA ja Iisraeli vastu, ei jõudnud kaugele. USA ja Iisrael ründavad ka lennukite õhkutõusuks vajalikke tugirajatisi. Satelliidipildid näitavad hävinud laopunkreid Konaraki baasis ja purustatud radarid Zahadaris. Need polnud juhuslikud rünnakud. USA ja Iisrael tegid koostööd Iraani õhuväe halvamiseks juba enne selle tegevust. Olete ilmselt märganud, et USA hävitatavad lennukid on igale kaasaegsele armeele vananenud. Need on Iraani parimad lennukid, kuid need hävitatakse süstemaatiliselt USA ja Iisraeli pommirünnakutes, mis on juba saavutanud ühisoperatsioonide eepiline raev ja mürisev lõvi kõige olulisema eesmärgi – täieliku õhuülemvõimu. Ühendstaabi ülemate komitee esimees kindral Dan Kane kinnitas, et USA järgis alles mõne päeva eest toimunud Iraani ründamisel Iisraeli eeskuju ning nende rünnakute ulatus laastas Iraani õhujõud. USA rünnakutega saavutati kohalik õhuülemvõim. Õhuülemvõim tugevdab meie vägede kaitset ja võimaldab meil tegutseda Iraani kohal, kinnitab Kane. Selleks, et see oleks juhtunud, pidi USA mitte ainult hävitama Iraani lennukid, vaid ka riigi õhutõrje. See on väike vihje. USA on mõlemad juba teinud. Iraani õhutõrjest räägime hiljem. USA pommirünnakud Iraani lennubaasidele olid nii tõhusad, et ükski Iraani piloot pole õhku tõusnud. Iraan pole 4-päevase sõja jooksul ühtegi mehitatud väljalendu üritanud ja ausalt öeldes oleks iga piloodi jaoks, kes praegu õhku tõusta proovib, tegemist enesetapumissiooniga, arvestades lennukite vanust ja USA õhuülekaalu. Iraani piloodid teavad, et F-15 Strike Eagle'i, F-16, F-18 või F-35 vastu minna on enesetapp, selgitab Afterburner. Ameerika pommitamiskampaania on olnud 24 tunni jooksul nii edukas, et kunagine umbes 400 Iraani lennukist koosnenud lennukipark on kahanenud umbes 200-ni. Teisisõnu, see vähene õhust lähtuv oht, mida Iraan oleks võinud kujutada, on poole väiksem juba enne, kui ükski nende lennukitest on jõudnud õhku tõusta. Ja tundub tõenäoline, et USA on keskendunud suurema osa oma tulejõust lennukitele, mis oleksid võinud kujutada endast mingitki ohtu, jättes Iraanile õhujõud, mis on sisuliselt vaid halvasti hooldatud, aastakümneid tagasi ehitatud lennukite kogu. See on näide õhuülekaalust, mille USA juba ammu kavandas. Nii väidab Business Insider, mis paljastab, et USA ja Iisrael tegid palju enamat, kui lihtsalt tulistasid sõja esimestel tundidel Iraani pihta rakette ja pomme oma hävitajatelt. Mõlemad tegutsesid palju nutikamalt. Nad teadsid, et isegi kui Iraani hävitajad olid väike oht, muudaks ettevalmistuseta sisenemine nende paremad lennukid haavatavaks. Väljanne vahendab Kane'i sõnu, et USA-Iraani vastane kampaania algas 28. veebruaril mitmekihiliste, mittekineetiliste mõjudega, mis häirisid, nõrgendasid ja pimestasid Iraani võimet näha, suhelda ja reageerida. USA ja Iisrael alustasid küberrünnakuid ja kosmoseoperatsioone, mis halvatasid Iraani õhujõud tunde enne seda, kui USA hävitajad Teherani poole lendasid. Kane sõnul keskendus USA esialgne mittekineetiline lähenemine Iraani juhtimiskeskustele, ballistiliste rakettide baasidele ja luureinfrastruktuurile eesmärgiga neid uimastada ja segadusse ajada. See toimis. Enne kui Iraan üldse aru sai, mis toimub, oli kuni pool nende lennukitest hävitatud ning õhutõrjesüsteemid, mis pidid neid kaitsma ja teised olulised sõjalised sõlmpunktid, ei suutnud alla tulistada isegi ühtegi Ameerika ega Iisraeli hävitajat. USA välisminister Marco Rubio väidab, et USA astus oma esimese rünnakulainega ennetavaid kaitsesamme ning Iraan peab valmistuma, sest tugevamad USA löögid on veel ees. See on viimane asi, mida Iraani režiim kuulda tahab. Kui Iraan tegeleb hävitatud lennuvahendite rusudega, on uute rünnakute oht ajal, mil riik on õhus kaitsetu, hirmutav. Iraan mõtleb, kuidas see kõik juhtus, kuidas tema hoolikalt koostatud plaanid USA alistamiseks nii kiiresti kokku varisesid. Sellele küsimusele on 2 vastust. Üks puudutab Iraani õhutõrjet ja teine läheb detailidesse selle õhuväe seisundi kohta, mille riik oli üles ehitanud. Teise vastuseni jõuame hiljem videos, kuid Iraani õhutõrjet ei saa ilustada. Nende kogu õhutõrje kukkus läbi ega suutnud USA ja Iisraeli rünnakuid takistada.
Seepärast on praegu kümned, võib-olla isegi 100 Iraani lennukid lihtsalt kraatrid maapinnal. USA president Donald Trump on öelnud, et Iraani õhutõrje, merevägi, õhuvägi ja enamik juhtkonnast on hävitatud. Trump väidab ka, et Iraani raketivõimekus väheneb, ilmselt hõlmates ka õhutõrjerakette. Meie mõju on olnud suur. Peaaegu kõik, mis neil oli, on hävitatud ja nende rakettide arv väheneb, ütles Trump 3. märtsil. Dan Kane rõhutas seda punkti, kui ta arutas USA ja selle õhuülekaalu, märkides, et Iraani õhutõrje on nii palju nõrgenenud, et Ameerika piloodid saavad peaaegu karistamatult Iraani territooriumi kohal lennata. Me hakkame seda nägema USA lennukite tüüpides, mis praegu Iraani lendavad. Asia Times teatel saadab USA nüüd Iraani õhurünnakuteks B-1 Lancer pommitajaid, asendades varasemalt kasutatud B-2 Spirit vargpommitajaid. See näitab, et Iraani pikamaa õhutõrjesüsteemid ei ole enam teatud koridorides tavalennukitele peamine oht, teatab Outnet. Lisaks keskenduvad USA ja Iisrael nüüd sellele, et hävitada võimalikult palju Iraani raketiveokeid, et veelgi rohkem tema õhutõrjevõimekust rivist välja lüüa. Nõrgem õhutõrje annab Ameerika pommitajatele ja hävitajatele rohkem võimalusi, mis tähendab tõenäoliselt veelgi rohkem Iraani lennukite kaotusi peale nende, mille USA hävitas vaid 24 tunniga. Tuleb küsida, kuidas Iraani õhutõrje nii läbi kukkus? Selleni jõuame kohe, aga enne seda vaatate kanalit The Military Show. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg sellele nupule vajutada. Tagasi Iraani õhutõrje juurde. USA alustas mittekineetilist kampaaniat enne varaseid rünnakuid, mis ilmselt lülitas paljud Iraani õhutõrjesüsteemid välja. Siiski paljastab Army Technology, et on veel rohkem põhjuseid, miks need kaitsesüsteemid täielikult läbi kukkusid ega suutnud teha ainsat asja, milleks nad loodud olid. Väljaanne teatab, et USA ja Iisrael kasutasid agressiivseid elektromagnetilisi operatsioone, mis lülitasid Iraani õhutõrjeradarid välja, muutes nad pimedaks lähenevate lennukite ja rakettide suhtes. Siiski kombineeriti see lähenemine jõulisema meetodiga, kus USA ja Iisrael jagasid omavahel vastutuse. USA ründas Iraani õhutõrjet, juhtimiskeskusi ning sõjalist ja logistilist infrastruktuuri. Iisrael ründas ballistiliste rakettide stardiseadmeid ja Iraani juhtkonda. See tegi õhutõrje pooled asja palju lihtsamaks, sest Islami revolutsiooni kaardivägi ehk IRGC oli alles hoidnud umbes 100 õhutõrjesüsteemi, kuid neil polnud tõenäoliselt piisavalt rakette, et neid süsteeme täielikult kasutada. Üks Iraani õhutõrje probleem on kopeeritud süsteemide kasutamine võrgustikus. Jah, Iraanil on mõned Vene ja Hiina õhutõrjesüsteemid, kuid enamik neist on nende süsteemide pöördprojekteeritud versioonid, teatas Army Technology. Iraani Bavar 373 on odav S-300 koopia, mida Ukraina on sõjas Venemaaga massiliselt hävitanud. Iraani Yazar on Hiina HQ-7 pöördprojekteeritud versioon, sama kehtib ka Zubini süsteemi kohta. Siin näeme, et Iraan üritas astuda vastu 2 maailma tugevaimale õhuväele õhutõrjevõrgustikuga, mis oli täis teiste riikide tehnoloogia viletsaid koopiaid. See läks täpselt nii, nagu arvata võis. Afterburneri sõnul on USA saavutanud Iraanis õhuülekaalu õhutõrje läbikukkumiste tõttu. Ameerika eesmärk peab nüüd olema ülekaalu hoidmine, sest osa õhutõrje raketisüsteeme töötab endiselt, väidab Afterburner. Nad tulevad peidust ja tulistavad raketi. Seega peab USA endiselt õhus ettevaatlik olema. Iraani õhutõrje on küll tugevalt kahjustatud, kuid pole veel täielikult hävitatud. Nad ei suutnud midagi teha Ameerika 24-tunnise massiivse õhurünnaku vastu Iraani õhujõududele. Sama kehtis Iraani lennukite puhul, mis viib meid teise põhjuse juurde, miks see kõik Iraaniga juhtus. Iraani õhujõud olid liiga nõrgad, et USA-ga algusest peale võistelda. See oli nagu Mike Tyson, kes annab tugeva löögi ühekäelisele vanamehele. Seda nägi juba lennukite vanusest alguses. Aerotime läheb detailsemaks ja märgib, et Iraani raskustes õhujõududel polnud algusest peale mingit võimalust. Parimate hävituslennukite hulka kuuluvad 65 F4, 41 F14, 35 F5 ja nõukogudeaegsed Su-24 ning MiG-29. Kui lisada veel mõned tankur- ja eriotstarbelised lennukid, oli see kogu Iraani lennukipark. Riigil pole õhust varajase hoiatuse lennukeid ning õhutõrje täielik ebaõnnestumine tähendas, et Mike Tysoni haamerlöök osutus ootamatuks löögiks otse Iraani kuklasse. Vana õhuvägi pole hea algus USA-le vastu astudes, kuid veel hullem on, kui seda ei hooldata.
Afterburneri andmetel on umbes 400 vananevat lennukit sanktsioonide tõttu halvatud ja neil puuduvad kaasaegsed võimed. Vähemalt oli Iraani õhuväes 400 lennukit. Praegu on neid palju vähem. Aga see võtab asja kokku, sest isegi kui Iraani piloodid oleksid piisavalt rumalad, et proovida oma vanade hävitajatega õhku tõusta, ei saaks nad isegi usaldada neid lennukeid täitma neid piiratud ülesandeid, milleks need mõeldud on. Juba ammu enne seda, kui USA Iraani õhuväe vastu oma tulevihma vallandas, oli palju vihjeid, et nii lähebki. 2022. aasta mais teatas Iran International, et Iraani õhuväe mitmete surmadega lõppenud õnnetuste taga oli sanktsioonide maht. 2021. aasta juunis hukkusid Tesfuli lennubaasis 2 Iraani pilooti, kui nende katapulteerimisistmetes tekkis ootamatu rike enne lennuki õhku tõusu. Erupiloot, brigaadikindral Kiumas Haiderian, kes õppis USA's ja lendas Iraani õhuväes enne ja pärast 1979. aasta revolutsiooni, selgitas, miks see juhtus. Õnnetusi juhtub kõikjal ja neid pole suudetud täielikult vältida. Kui varustus on täielik, juhtub õnnetusi vähem, ütles ta. Teisisõnu, katapulteerimisistmed plahvatavad ise, kui nende hooldamiseks pole varuosi. 2025. aasta juuniks nimetas National Interest Iraani õhujõude halvas seisus olevaks, sest riik pingutas äärmuslikult, et mõned vanad lennukid lennukõlblikena hoida, kuid need poleks tõhusad moodsate õhuvägede vastu. Jällegi olid süüdi sanktsioonid, sest Iraani tabas topeltlöök, vana lennukipark ja suutmatus enamikku lennukeid hooldada. Võitlus pidi alati Ameerika kasuks kulgema. Iraani piloodid ei lenda, sest neil puudub vajalik varustus. Neil polnud seda juba enne pomme ja rakette ning nad ei saa seda enam kunagi, nüüd kus need vähesedki töökõlblikud lennukid on hävitatud. Isegi enne USA rünnakut väitis National Interest, et vaid 50–60% Iraani 400 lennukist olid lennukõlblikud. Ülejäänud kasutati varuosadeks, sest sanktsioonide tõttu polnud varuosi mujalt saada. See võitlus oli algusest peale ebaõiglane. Nii juhtubki, kui su lennuvägi koosneb vanadest lääne lennukitest ja režiim vihkab läänt. See on vits Iraani enda seljale, mille on loonud seesama režiim, mis nüüd laguneb. See on nagu hammustaksid kätt, mis sind toidab. Kuna Iraani õhuvägi on praktiliselt kadunud, on Iraanil alles vaid mõned üksikud õhuvõimalused ja peaaegu kõik neist on mehitamata. See tähendab, et Iraan pole mitte ainult kaotanud miljonite dollarite väärtuses lennukeid USA rünnakute tõttu, vaid peab nüüd leppima ka sellega, et on koolitanud hulga piloote, kes ei saa kunagi lendama hakata. Iraani droonid saavutavad rohkem kui nende lennukid. Al Jazeera teatel on 100 Iraani droonid sihtinud baase ja sõjalisi sõlmpunkte mitmes Pärsia lahe riigis, sealhulgas Saudi Araabias, Iraagis, Kuveidis ja Araabia Ühendemiraatides. Vene agentuur TASS vahendab väidetava droonieksperdi Dmitri Kuzjakini sõnu, kelle hinnangul on majandus iga sõja peamine relv ja praegu Iraani poolel. Iraan võib droonidega sõda lõputult pidada. See tundub liialdusena. Tõsi, USA kulutab õhutõrjerakettidele, nagu need, mida kasutatakse Patriot-süsteemides, palju rohkem kui drooni ehitamisele. Kuid kui rääkida majandusest, siis olemasolevad sanktsioonid ja see, et USA ning Iisrael hävitavad oma kallite rakettidega Iraani droonitootmist, viitavad, et Iraani droonidele lootmise strateegia võib olla lühiajalisem, kui Vene analüütik arvab. USA'l on endal droonid olemas. Kui Iraani režiim suudab kuidagi üle elada selle löögi, mida ta praegu saab, siis USA saab kiiresti hakata tootma ühekordseid ründe- ja tõrjedroone, et vajadusel samaga vastata. Tegelikkus, millega Iraan peab silmitsi seisma, on see, et tema kaitseks hakkab aeg otsa saama. Tal on alles vaid droonid ja vähesed raketivarud, sest tema õhuvägi ja muu asümmeetriline strateegia USA ründamiseks on hävinud. Iraan üritab muidugi endiselt mingisugust ohtu kujutada. Samal ajal, kui hävituslennukid lennuväljal põlesid, ähvardas Iraan Euroopa riike rünnakuga, kui need peaksid Ameerika poolel sõtta astuma. Kuid USA ja tõenäoliselt ka Euroopa teavad, et need ähvardused muutuvad järjest tühjemaks. Iraan ei ole praegu olukorras, kus ta saaks neid ähvardusi loopida. Kui uskuda Trumpi, siis kõik taganemisteed, mida USA võis veel paari päeva eest pakkuda, on tagasi võetud. Trump ütles, et Iraan tahab rääkida, aga tema sõnul on liiga hilja. Trump plaanib 8. märtsil rääkida Iraani režiimi jäänustega, väidetavalt režiimi palvel. Tõenäoliselt on kohal valge lipp. Kas USA võtab Iraani alistumise vastu ja kas Iraani režiim on piisavalt kangekaelne uskumaks, et suudab veel millegi üle kaubelda, selgub nädalavahetusel. Iraan jätkab ähvardusi. Aga millise jõuga? Õhujõududega kindlasti mitte.
Pool lennukipargist on hävitatud, ülejäänud ilmselt kõlbmatud. Iraan on loovutanud oma õhuruumi USA-le ja Iisraelile. See kestis 24 tundi. Iraan ei saa end lohutada mõttega, et USA kasutas tema lennukite vastu seda üht õhuvõitlust igaveseks muutunud raketti. See pole võimalik, sest Iraani hävitajad ei tõusnud õhku. USA vargpommitajad ja 5. põlvkonna hävitajad, mis olid hävitanud suurema osa riigi kaitsevõimest, olid Iraani juba purustanud. Nüüd algab B-52 Stratofortressi tõus. Iraan õppis just kartma seda 74-aastast USA pommitajat, kuna see on Iraani vastu korraldanud ajalooliselt võimsa rünnaku. Teheraan teab juba, et sõda on kaotatud, kuna B-52 hävitavad kõik oma teel. See on USA poolt geniaalne käik. See näitab, et Ameerika plaanib pikka võitlust, et Iraani režiim igaveseks kukutada. Kui soovid selle geniaalse käigu kohta rohkem teada saada, siis jää meiega. Esiteks on B-52 saabumine Iraani konflikti viimase aja suurim uudis. See suur, inetu ja paks tegelane lendab nüüd peaaegu karistamatult Iraani kohal, mis näitab, et Teherani režiimi õhutõrje on läbi ega suuda takistada USA'd kasutamast oma vanemat, ilma vargtehnoloogiata pommitajat suurema kahju tekitamiseks. Mõtle sellele nii. USA B-2 lõid uksed lahti, abiks 10 Ameerika ja Iisraeli hävituslennukid. Nüüd on B-52 kohale jõudnud ja pommitavad juba seda, mis Iraani sõjalistest sõlmpunktidest veel alles on, täielikult hävitades need. Praegu toimub üleminek kirurgiliselt täpsuselt jõhkra jõu kasutamisele. See võib tunduda kummaline pärast seda, kui USA ja Iisrael andsid uue konflikti esimese 24 tunniga Iraani kaitsepositsioonidele 1000 meeletut lööki. Siiski olid need löögid tõepoolest kirurgiliselt täpsed. Neile eelnesid küberoperatsioonid, sealhulgas Iraani radarivõrkude segamine ja petmine. Kui side katkes, algasid USA ja Iisraeli esimesed löögid. Õhutõrje, mere- ja õhuväe varad hävitati. Juhtkonna hävitamisele keskendunud löögid anti Iraani juhtidele, sealhulgas nüüdseks surnud kõrgeimale juhile Ali Khameneile. Esimesed 24 tundi kujutasid endast tohutut tulemaru, mis oli täpsem, kui Iraan oodata oskas. Aga seda, mida Iraan kunagi ei oodanud, oli see, et USA lihtsalt valmistas ette millegi palju suurema saabumist. Kui operatsioon oli lõpetatud, annab USA haavadele nüüd vasaralööke ja Iraan ei saa selle vastu midagi teha. B-52 on kohal ja kohe räägime, mida nad Iraanis teevad. Enne alustamist vaatame, kui palju jõudu Iraani sõjatandrile saabunud uustulnukad toovad. B-52 erineb B-2-st, mida on nähtud Iraani kohal üle 30-tunniseid pommituslende tegemas, sest B-52 pole vargpommitaja. See ei suuda vaenlase radarist ja õhutõrjest märkamatult mööduda, nagu tema uuem ja kallim sugulane. Kuid see, mida B-52 väga hästi suudab, on aidata riiki, mis on saavutanud õhuülekaalu, täielikult hävitada sihtmärke maapinnal. Pommitaja suudab kanda umbes 70 000 naela ja kasutab seda täies mahus, laadides peale täppisjuhitavat laskemoona Iraani kaitseriismete ja sõlmpunktide purustamiseks. Max Afterburner annab ülevaate B-52 saabumisest Iraani. Ta ütleb, see on tõeline raske kahul. Ma mõtlen, et B-52 suudab kanda 70 JDM-i. Juba JDAM-ide arv ütleb sulle kõik, mida pead teadma selle kohta, kui palju tulejõudu B-52 suudab lahingusse tuua. Need õhkmaarelvad on saadaval 500, 1000 ja 2000 naelastena. Kui räägitakse 70 JDAM-ist, eeldab Afterburner, et Iraani saadetud B-52 kannavad tõenäoliselt 1000 naelaseid JDAM-e, kuigi see ei pruugi olla parim valik. Ka saavutatud õhuüleoleku korral võib mõni maa-õhk-raketisüsteem siiski aktiveeruda ja B-52 rünnata, selgitata Iraani olukorda. Nii et Iraani õhutõrje on küll purustatud, kuid mitte täielikult hävitatud, nagu me hiljem videos selgitame. Selliste üksikute rünnakute võimalus tähendab tõenäoliselt, et Ameerika B-52 lendavad JASM-idega pardal ehk ühendõhkmaa kaugmaa rakettidega. Need allhelikiirusel raketid, mille lennuulatus on 230–575 miili olenevalt variandist, võimaldavad B-52-del kaugelt tulistada, jäädes välja nende väheste õhutõrjesüsteemide ulatusest, mis Iraanil veel alles on. See toob meid tagasi varem mainitu juurde B-52 tegevusest Iraanis. USA BKH-d korraldasid varjatud täpsed rünnakud, võimaldades B-52-del tegutseda turvalisemalt. Nüüd, kui B-52 on kohale jõudnud, pommitavad nad kõike, mis Iraanil veel alles on.
Afterburneri sõnul ründavad vanemad USA pommitajad peamiselt juhtimis- ja kontrollpunkte ehk C2 sõlmi, millele Iraani sõjaväe jäänused toetuvad kaitse koordineerimisel. Afterburner selgitab, et Iraani koordineerimine laguneb iga minutiga, arutades, mida Ameerika B-52 sihivad. Raketi laskmised isoleeruvad, kui juhtimissõlm hävitatakse. Ümberlaadimine on aeglane, sest tootmisrajatised saavad pihta. Taastamiseks pole neil nüüd sisuliselt üldse aega. Teisisõnu, hävitavad B-52 sõlmed, mis võimaldavad Iraanil kasutada ballistilisi rakette Ameerika vastu. Tuleme Iraani raketirinde sündmuste juurde tagasi juba mõne hetke pärast. Esiteks nõustub The Warzone ehk TVZ Afterburneriga, et Ameerika B-52 tekitavad Iraani C2 sõlmedes suurt segadust. See sisaldab õhuväekindral Dan Kane'i kommentaare, kelle sõnul on Iraani C2 struktuurid halvas seisus ülemineku tõttu täpsuselt jõule. CENTCOM läheb nüüd, juba 4. päeval, üle kaugelt väljaspool vaenlase tuleulatust antud suurtest löökidest täpsetele rünnakutele otse Iraani kohal, ütleb Kane. Nii et võib-olla on täpsem öelda, et täpsus ja jõud on uus faas. Iraan tunneb B-52 saabumise valu, sest tulemused on juba suured. Rünnakute arv näitab, et pärast esialgset 1000 rünnakut 24 tunni jooksul on USA ja Iisrael oma rünnakuid kahekordistanud. Esimese 72 tunniga on 2 liitlast Iraanis hävitanud 2000 sihtmärki. B-52 pommitajad on selles eskalatsioonis mänginud suurt rolli, tulistades kaugmaa laskemoona sihtmärkide pihta, mida Iraani õhutõrjevõrk enam korralikult ei kaitse. See oli alguses peale palju nõrgem, kui oleks pidanud olema. PBS Newsi teatel väidab Iraani tervishoiuministeerium, et 4. märtsi seisuga on hukkunud 920 inimest, kuid pole selge, kas tegemist on tsiviilisikute või sõjaväelastega. Teiste hinnangute kohaselt, nagu näiteks Jerusalem Posti omad, hukkus esimeses rünnakulaines üle 1000 Iraani islaamirevolutsioonilise kaardiväe liikme. Nüüd, kui Ameerika B-52D on lahingu lõpetanud, on ohvreid tõenäoliselt veelgi rohkem. See on hävitav jõud. Kuid võib-olla kõige suurem mõju oli Ameerika pommitajate saabumisel kaitseplaanis. Varem mainisime, et USA B-52D tunduvad sihtivad peamiselt Iraani C2 sõlmpunkte. Maasõjas oleksid need sõlmpunktid võtmetähtsusega sõdurite ja logistika koordineerimisel. See pole maasõda ja nagu me varem mainisime, on Iraani peamine trump tema ballistiliste rakettide varu. Iran Watch andmetel hindas USA keskväejuhatus CENTCOM 2022. aastal Iraani raketivarusid üle 3000. Iraan on tõenäoliselt suure osa varust juba ära kasutanud rünnakutes Iisraeli ja USA baasidele nii enne kui ka praeguse konflikti ajal. Sõja alguses arvas Iisraeli kaitsevägi, et Iraanil oli umbes 2500 raketti. See on palju. Ameerika B-52 pommitajad takistavad Iraanil varusid maksimaalselt kasutada. C2 sõlmede hävitamine tähendab, et Iraan ei saa oma raketirünnakuid koordineerida. Kui sa ühendad selle teiste rünnakutega, mis on suunatud Iraani raketistardipaikadele, siis saavutadki selle, et ainus jõud, mida Iraan suudab projitseerida, on halvatud. Numbrites näeme sama. 4. märtsil kirjutas CNN Kane'i kommentaaridest ja teatas, et Iraani ballistilised raketid kõrvaldatakse aeglaselt mängust. USA keskväejuhatus teeb tänase hommiku seisuga stabiilseid edusamme. Kane teatas Pentagoni pressikonverentsil, et Iraani ballistiliste rakettide väljatulistamine on vähenenud 86% võrreldes lahingute esimese päevaga. Ta lisas, et viimase ööpäeva jooksul toimus veel 23% langus ja toreda lisaboonusena tulistati alla 73% Iraani ründedroonidest. Siin näeme Iraani sõjalise strateegia nõrgenemist ja riiki saabunud B-52 on selles võtmerollis. Aga te võite mäletada, et me ütlesime teile selle video alguses, et B-52 saatmine oli USA poolt geniaalne käik. Iraani ründevõimekuse hävitamine pole selle põhjuseks, kuigi see aitab. On veel üks põhjus. Enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, kui see on selline ülevaade, mida te rohkem näha tahate, siis kindlasti tellige The Military Show. Me arutame seda igal nädalal. Miks on B-52 saatmine USA poolt nii geniaalne käik? USA president Donald Trump vihjas 2. märtsil, et Iraani sõda võib kesta oodatust palju kauem. USA prognoosib konflikti kestuseks 4–5 nädalat, kuid Trump sõnas, et sõjavägi on võimeline palju kauem jätkama. Teisisõnu, USA eeldab juba praegu, et see saab olema mitmenädalane konflikt ja tuletame meelde, et oleme alles esimeses nädalas. USA peab arvestama, et sõda võib kesta kauem, mis tähendab üht väga olulist asja.
USA peab hoidma kulud madalad ja pommitama Iraani maksimaalse tulejõuga. Siin peitub geniaalsus kasutada B-52-sid, mitte uuemaid ja vargsemaid B-2-sid. Kuigi on ahvatlev mõelda USA sõjaväest kui tohutust jõust, millel on lõputud rahalised ressursid, tahab riik siiski veenduda, et ta ei raiska raha seal, kus pole vaja. Üks viis, kuidas USA oleks võinud raisata raha pikalevenivas konfliktis, milleks Iraani sõda eeldatavasti kujuneb, oli B-2 pommitajate kasutamise jätkamine. 1945 selgitab, et B-52 on kaasatud, kuna need suudavad kanda palju täppisjuhitavat laskemoona, püsivad kaua õhus ja on odavamad kui B-2. B-52 sobib hästi pikaajaliseks pommitamiseks turvalises õhuruumis. Iraani õhuruum on praegu tõesti turvaline. Wion selgitab, et B-2 lennutamine maksab umbes 2 korda rohkem kui B-52. B-2 vargkate ja suure hooldusvajaduse kombinatsioon tähendab, et see moodsam pommitaja sobib kõige paremini šoki ja aukartuse taktika jaoks, mida oleme näinud Iraanis esialgsete täppislöökide puhul, pärast mida ta taandub ja laseb teistel pommitajatel lahingusse siseneda. Oluline on arvestada otsese kuluteguriga. Ühe B-2 ehitamine maksab USA'le umbes $2 miljardit. Kui üks neist Iraanis alla lastaks või rikki läheks, tekiks USA sõjaeelarvesse suur auk. Võrrelge B-52-ga. USA kulutas aastaks 2021 $15 miljardit B-52 pommitajate uuendamiseks, et hoida neid õhus kuni 2060, osana $48,6 miljardi programmist. USA'l on praegu teenistuses 76 B-52 lennukit. Isegi pärast seda ümberehitust on ühe lennuki hinnaks umbes $640 miljonit, millele lisandub üle 70 aasta tagasi ehitatud pommitaja maksumus, mis IG.Space'i andmetel ulatus inflatsiooni arvestades umbes $1,14 miljardi. Siin on risk väiksem. B-52 kaotus on kallis, kuid mitte nii kulukas kui B-2 kaotamine. Lisaks käituskulud, mida mainisime, National Interesti andmetel maksab B-2 pommitaja lennutund umbes $200,000. B-2-d, mille USA Iraani kirurgilise löögifaasis saatis, olid õhus üle 30 tunni, mis tähendab üle $6 miljoni kulu, eks? B-52 lennutund maksab umbes $70,000. Isegi inflatsiooni arvestades on see umbes poole odavam kui B-2, nagu Wion ütles. Kulude poolest on üleminek B-52 pommitajatele geniaalne. USA saab jätkata tohutu tulejõu kasutamist Iraani vastu, kasutades mõningaid kõige arenenumaid relvi ja teeb seda pommitajaga, mis seab Ameerika kaitse-eelarvele märksa väiksema rahalise koormuse. Kui Trumpi administratsioon ootab pikaajalist kampaaniat, isegi kui see kestab 4–5 nädalat, oli see üleminek hädavajalik, et tagada kampaania jätkumine. See viib meid praeguse olukorrani. Iraanil on raske olukord. Oleme sellest juba rääkinud, eriti ballistiliste rakettide ja Iraani õhutõrje kohta, kuid viimane probleem vajab põhjalikumat käsitlemist. Nende integreeritud õhutõrjesüsteem ei ole kaugeltki nii arenenud kui lääneriikidel, ütleb Afterburner selle kohta, mis Iraanil oli juba enne, kui pommid hakkasid langema. Hiina ja Vene õhutõrjeraketid ning radavid on B-52 ja teiste pommitajate poolt täielikult hävitatud. Iraan kaotas õhutõrje alal juba enne sõda. Army Technology selgitab 3. märtsi artiklis, et Iraani õhutõrjesüsteemid ei pruugi olla samad Hiina ja Vene üksused, mida Afterburner esile tõstab. Iraanil on mõned neist, kuid enamik tema õhutõrjest põhineb odavatel Vene S-300 ja Hiina HQ-7 koopiatel, mille Iraan on pöördprojekteerinud oma versioonideks, kuid mida pole lahingus testitud. Testitud koopiad osutusid puudulikeks. Pöördprojekteerimine ilma uuenduseta tähendab, et Iraani enda ehitatud süsteemidel on samad nõrkused kui algsetel. Iraani S-300 koopiad on haavatavad Iisraeli relvade, näiteks raketi Icebreaker suhtes, mis kasutab S-300 radarite elektroonilise sõjapidamise nõrkusi. Iraan ei parandanud kopeeritud Vene ja Hiina süsteemide nõrkusi ning nüüd maksab selle eest. Nüüd on Iraan olukorras, kus tema nõrk õhutõrjevõrk on veelgi halvem kui varem. Newsweek kirjutab, et riik on tõenäoliselt hakanud õhutõrjet idast läände ümber paigutama, kuna ootab rohkem rünnakuid lääne suunast. See pole jõudemonstratsioon, vaid tähendab, et Ameerika B-52 saavad kasutada Iraani kaitsetuks jäetud idaosa kaugrelvade väljatulistamiseks.
Teheran ja Isfahan võivad olla veidi paremini kaitstud kui pärast esialgset rünnakute lainet, kuid sellest lihtsalt ei piisa, et midagi märkimisväärset teha USA ja Iisraeli rünnakute peatamiseks. Nagu Afterburner ütles, loodab Iraan ilmselt vedamisele ja aeg-ajalt mõnele tabamusele ameeriklaste hooletuse tõttu. See pole õhutõrjestrateegia. See hasartmäng ei too Iraanile vajalikku tulu. USA'l on täielik õhuülekaal. See ei tähenda, et neil oleks õhuülemvõim, kus riik saab tegutseda 100% kindlusega ilma takistusteta vastase õhuruumis. Aga see on piisavalt lähedal sellele ülemvõimule, et alustada mittevargpommitajate saatmist Iraani. See näitab Ameerika enesekindlust, mida Iraan ei soovinud, sest see tõestab, et Trump ei valeta, kui ütleb, et ootab selle kampaania kestmist nädalaid. Palju rohkem rünnakuid tuleb Ameerika B-52 lennupargilt ja see on isegi ilma mainimata lennukikandjagruppe, mis USA-l tegutsevad Pärsia lahe piirkonnas koos 10 hävitajate ja toetavate lennukitega, mida nad kaasa toovad. Mis edasi saab, sõda laieneb. Iraanis liigub olukord samas suunas, sest Afterburneri sõnul näitab B-52-de saabumine suurenevat kampaania intensiivsust ja püsivust. Siiski laieneb ulatus selles osas, kus USA rünnakuid korraldab ja mida võib järgmiseks kavandada. 4. märtsil uputas USA Sri Lanka lõunaranniku lähedal rahvusvahelistes vetes torpeedoga laeva Iris Dana. See on Pärsia lahest kaugel ja näitab, et USA laiendab rünnakuid väljaspool Iraani territooriumi paiknevatele sõjalistele vahenditele. Samuti on õhus oht, et USA saadab Iraani maismaaväed. Chatham House'i hinnangul on seda vaja, kui USA soovib Iraani režiimi kukutada. Trumpi kava aidata Iraani rahval taas üles tõusta ja teokraatia kukutada tundub pigem lootus kui tegelik strateegia. Mõttekoda ütleb, et pole märke tõhusast sisemisest opositsioonist ega režiimist lahkulöömisest. Ja kui see nii on, viitab see sellele, et Iraani rahval puudub vajalik enesekindlus, et kukutada islami revolutsiooni kaardivägi ja see, mis on jäänud Iraani kõrgeimast juhtkonnast. See viib meid huvitava võimaluseni. Võib-olla B-52-de saabumine ja ees ootavad nädalade pikkused pidevad rünnakud valmistavad ette Iraani sõja 3. faasi. Algul oli kirurgiline täpsus, siis haamer. Järgmisena võivad USA sõdurid maismaale tungides Iraani režiimi alistada. Mida me teame kindlalt, on see, et Iraani režiim on alustaladeni raputatud ja see ei pruugi kunagi täielikult taastuda. See on muidugi halb uudis režiimile. See on kohutav uudis ka Putinile, kes on panustanud Venemaa ja Iraani suhete tugevnemisele, et saada globaalseks geopoliitiliseks mängijaks. Kui Iraani režiim kukub, saab Putin ränga hoobi. Põhjuseid näed meie videost. Kui video meeldis, telli The Military Show kanal, et näha kogu operatsiooni eepiline raevkajastust. Aitäh vaatamast!